Oi, ilus hommik on praegu. Oleme juba natuke isegi hiljaks jäänud. Et esimest korda siis see aasta Peipsile see hooaeg. Huvitav, kas esimene ja viimane kord või? No teeme esimene haig ära. Ilus ju? On. Nii et lase alla oma. Ohoh, see laseb siuksed paar sunniga. Ei viitsi vahel. See on profide rakendus. Ei ole see suvest peale jäänud. Ära valeta, see on Peipsi profide rakendus. Vaatad kohe kala tuleb raudselt. Siin on 2,5 meetrit vist peaks olema. Rohkem on. Ah, näita esimesed kõmmid ära kohe. Väsita. Ega tõesti hästi puurib praegu. Ka väga. Ta võtab nagu sulavõid. No juba võttis haagi. Kas sul läks kõhtu jaoks või? Nii hull matk oli ja? Teen aega parajaks. Teed aega parajaks. Vaatad, kuidas profid saavad kala ja? Seal ei võtnud keegi eriti. Üks korra vehkis midagi, aga... Korra jah, aga mõllimees oli see, kes meil tee ära. Jaa, selle... Peaks rüsini välja minema. Varsti tuleb ui peale ja... Esimeses koha peale jõudsime ja vaatame siit üle kolmkanti. Paneme siis lätlase otsa kõigepealt. Selle kergema 8 sentimeetrise. Et teeme siis rabala sõlmega, paneme ta külge. Oi, lumesaduga jõudis. Kuna varsti enam ei näegi rüsi ju. Ja, et ta pani träki peale, muidu on pärast täitsa pekkis, ei jõuagi kaldel. Et kolmkanti on parem ja panna ilma lõksuta, sest lõksuga on see jama, et ta hakkab ümber tõmbama, ümber liini. Aps. Valmis. Esimene tund siis püüdnud ja siiamaani kala pole leidnud. Aare ühe leidis, sai kätte ja paar tonksu on olnud. Ta on eemal natuke, et oleme hästi laiali ja otsime, et kus kala võiks olla. Aga mina ei ole veel ühtegi tonksu saanud. Et vaatame. Lund ikka on omajagu. Selline kerge lumi on peale sadanud. Ütleme 5–10 senti. Jää on ka erinev. On 7 senti, on 10 senti, on ka 20 ja rüsi peal muidugi on topelt seda. Niimoodi, et isegi paaris augus pole saanud püüda, sest rüsi on nii palju all vaata. See on see klassikaline Peipsil. Aga jõudsime rüsi äärde ära ja proovime vaata, mis siit saab. Et kas siit õnnestub leida kuskilt kala üles või mitte. Aga ilm on ilus, vahepeal tuleb mingit lumelaadsed asja, päike piirub, päike tuleb jälle välja. Eile oli päiksega söönud, lund sadas ei pidanud sööma, nii et äkki oli suu lukus. Et Aarel oli tiiper all ja tema nägi igatahes kala all, aga ütles, et ei söö lihtsalt. Et suu kinni on. Aga nüüd tuleb päike, just praegu hetkel tuleb päike välja, nii et äkki õnnestub ikkagi midagi üles leida. Noh, esimene auk lõpuks, kui midagi hakkas tilkuma. Opa, tiim. Päike on kala, aga vähemalt on kala lõpuks. Näe, esimene lätlane sealt tagant tuleb. Ahoi, lätlane! Ta ei kuule, oli naljaks tegelikult omad, nii et aga otsime kala, kui ta on must mingi pool kilti väike eemal juba kaugemal ja pole midagi, ütles hea rahulik olla, keegi ei sega ja aga siin nagu vist äkki midagi tilgub, et vaatame edasi. Päike sirab ja aga jah, ikka väga vaikne on täna olnud. Miks sa mu päikseprillid ära varastasid? Mõtlesin, et sa oled nii lähedal. Tulen kiiresti. Ühe juti. Vere maitsus. Kuule, ega siin on samamoodi 100 meetrit kõnnid ja siis on nagu enam ei jaksa, sest lund on ikka meeletult tulnud juurde. Vähemalt on kerge lumi, vaata. Jaa, aga kõige hullem on need veega kohad, vaata. Nendega on pekkis. Seal on see, et tõmbab vasa alla sellele kelgule ja siis ei saa midagi enam. Yeah. Noh, kas sa said lõpuks kala või? Kuidas on siis kala saada? Kolle? Koll jah, 100 grammine. Minu augu pealt. Noh, üritab edasi. Mul ka kõrvalt võttis, aga tahab jõle aktiivset mängu saada. No eks, et see üks koht seal midagi toimus. Oh, lõpuks siit ka midagi korra. Väga väike. Ossa rais. Ütleme, kui päike jääb sinust täpselt, peab jääma 90 kraadi paremat kätt.
kala. No mida? Oo, päeva suurim. Ilus. Mingi selline 200-ne. Pikkasid tõsteid. Aga mul hakkas praegu, ütleme nii, et hakkasin tuuleveskit tegema. Üles-alla, üles-alla. Selle aega, kui ma praegu suga rääkinud, olen 4 kala äkki võtnud. Oh, ilus kala tuli. Norman sai vahepeal ketti 200-si. Vahetasin siis 30 vastu välja. Väike. 30 eelis on siis see, et see läheb kiirelt põhja. Et hoiad kala all, prooviks ta ajada aktiivseks. Äkki saab ka ilusti ketti jooksma, et vahepeal siin tuli ketti korra. No, poiss, varastasid minu augu ära või? Mingi 300 on. See on 400 peaaegu. Ma jooksin korralikult. Ilus ju. Väga ilus kala, mul ei ole nii ilus, et sealt tund veel. Ja tiipar näitab. Ma ei kasuta isegi praegu. Sajad peale kõik. Aarega tuleb siia poole. Ma tegin siia poole tõesti tagasi või? Sest mul praegu viimane auk ei olnud midagi. Sellest toimus ka midagi. Okei. Korralik kala läks all. Ja. Aga üks variant on, et tuled teed siia samasse kõrvale. Davai. Norman saab ka äkki kalast. Maru väikese. Tead, kui hea on istuda või? On küll, ma selleks olengi istunud, ma enam ei viitsi seista. Kui nüüd 100 meetrit ära sured, või vend pani kilomeeter praegu ära ja... Ma kõndisin praegu 1,8 või midagi niimoodi. Nii palju või? Ma ju panin alles poole peal, panin ju selle panin tööle ju. Mis asi see on? Trackingu. See, kus sa oled nagu. Find my mingi asi. Jah. Vähemalt lumi kadus ära. Sumesadu. Nüüd näeb jälle midagi. Aga jah, selline miraas tekkis vahepeal, et täitsa metsa. Suur või? Ei ole. Ei ole, aga ma ei olnud valmis selle tõmbas rida mul käest. Sest seal rüsi juures oli küll, seal oli ikka mingi 4-5 auku oli kala suht paksult alla. Aga noh, minu lant ei võtnud. Ei, ta ütles ka, et on, aga pirtsutab. Nad on seal kuskil. Ma ei tea, võib-olla seal kuskil. Vaata, kus rahvast ära. No suures plaanis, ega siin on ka nagu näha midagi all, on ju, aga... Aga ka pirtsutab jõledalt. Ja. No see pole isegi kala. Mul on selline põhimõtteliselt kotikas, võiks olla suurem, on ju. Kus just Peipsi kala on suht paksu fileega, siit saab, aga see ei ole väga mingi suur, jah. Võiks parem olla. Kui teha seest tühjaks, kas suveks suitsuahju jaoks on mõistlik sügav külmutada ahvenat? Ma arvan, sügav külmutada ahvenat suitsuahjuks, ma ei tea, kui hea see mõte see on, see peab ära puhastama kindlasti. Kala omadused kindlasti muutuvad. Aga siit ongi vaatajale küsimus. Et kas olete proovinud sügav külmutada kala ja siis suvel suitsutanud seda? Et kas see kõlbab või ei kõlba? Et andke kommentaarides teada. Jap, ilus. Ei, no ei ole ilus tegelikult. Aga kala. Väike, aga kala vähemalt. Mõtlesin, et katsetan siis enda ritva, mis ma teen praegu poodi müüki. Et mul on igasugust prototüüpe asju ja ma olen sellega kunagi püüdnud. Proovinud ära, et see on selline täpselt ideaalne, ütlen püügiks. Et praegu on täitsa tore. Siin hakkas mingid kalad olema, mida saab kotti ka panna. Ikka lätlase 3 kante. Silm otsas. Mõõt ei ole väga suur, aga noh, saab mingi filee vähemalt ära teha. Et selline see ritt välja näeb. Siia ma panin praegu peale 0,25 tamiili, pigem vähe veniva. Et just ongi see, et oleks tunnetus, et praegu ma püüan väikse 60-se lätlasega. Aga kui püüda 80-sega sellise raskemaga, et siis on tamiil muidu liiga venib välja, et siis võiks olla 0,25, 0,28 ütleme läbimõõdult tamiili lämedus. Et just sellepärast, et muidu sa ei saa seda lanti mängima. Et see probleem tekib. Täna passiivne tõesti 2 kala august ja kõik või.
noh, normaalne. See on söögikala. Selline 150-200. Et just ütles raadios, et Mustvees on täna -9. Õnneks on suhteliselt tuulevaikne. Päike vahepeal piilub. Vahepeal sajab ka lund. Aga selles suhtes on hea soe olla, et saab täitsa ilma kinnasteta püüda. Et on väga hea olla. Selline väga ideaalne ilm Peipsi püügiks. Ei tuula ega miskit. Sel aastas ikkagi esimene püük. Koha käinud kogu aeg jahtimas, kas siis Eestis või Soomes. Vahelduseks tahaks nagu Peipsi lahvenat ka püüda just sellise kerge varustusega, et see ritt kaalub umbes 25 grammi, ma oletan, mitte midagi. Et ei ole vaja mingi rullide asjadega püüda, saab natuke tuuleveskit vahepeal teha, aga jah, kala on nagu vähe, selles suhtes teda ei ole nagu palju hõredalt. Et ei ole leidnud hea kontsentratsiooniga kohta, kus teda oleks nagu palju. Püüdada küll mingi vau ei ole. No. Paneks vahelduseks filmima ka. Äkki räägi midagi head vahel. Väike. Ei ole suur.